Venemaa Kaluga piirkond, Borovenski küla. Neitsi Maarja katedraal. Tellistest hoone koosneb kupli all olevast põhimahust. Seda osa nimetatakse külgkäiguks. See on ümar altar. Templil on 2 korrust. See on alumine korrus. See on ülemine korrus. Mis see on? Kummaline nišš seinas. Suurem kui aken. Esimese korruse kaar ja ukseava. Ülaosas on ka kaar. Oluliselt suurem kui aknaava. Võib oletada, et siin oli uks. Vaatame templi teisest küljest. Siin on uks alumisele korrusele. Teise korruse tasandile jääb reljeefne kaunistus. Suurus on oluliselt suurem kui aken. Siin oli ka uks. Oleme templis sees, teisel korrusel. See on kiriku kuppel. Need on käigud altari juurde. Siin oli uks akende vahel. Siin on augud talade jaoks, millel põrand lamas. Sellel tasemel oli põrand. Teisel pool akent pole. Seal on kiriku kabel. Siin oli uks. Siin on õmblus telliste vahel. Paremal on sein, vasakul blokeeritud ukseava. Telliste vahel on õmblus. Ja siin on sama õmblus. Vasakul ja paremal olevad telliskiviread ei ühti kõrgusega. Seal oli sissepoole laienev ukseava. Väljastpoolt ei ole kaar nii lai. Võrdleme vastasseinaga. See on blokeeritud läbipääsu piir. Telliste vaheline õmblus on selgelt nähtav. Nad blokeerisid ukseava. See blokeeritud ukseava on sama suur kui välimine kaar. Kaare laius väljast ja seest on sama. Miks teha uksi üksteise kohal? See on ebamugav. Kus trepp asus, on ebaselge. Teisele korrusele viiv trepp blokeerib sissepääsu esimesele korrusele. Miks teha uksi ja siis tellida?